Te kuulate podcasti Mehed hakkame elama ja mul on täna külas Raivo Hein, mees, kes näeb välja nagu, ma ei tea, siuke Kreeka jumalus imelises vormis, võrratu naeratusega ja palju õnne, Raivo. Sul on täna sünnipäev, palju kukub? Tere, jõudu, tänan kutsumast. Kukub 57, nii et veel paar 30 talve on vaja vastu pidada. See on väga tore. Meie saade vaatab ja räägib meestega, meeste tervisest, meeste mõtetest, meeste hingeelust ja meil ei ole otseselt piiri. Tähtis on see, et me oleksime ausad. Raivo, kas sa oled terve? Räägi 2 sõna, mis mees sa üldse oled, mida sa teed üldse, mis asja sa ajad? Tänasel päeval olen ma õpetajaametis rohkem, nii et ma käin koolides nii-öelda 1 tunni õpetajana rääkimas lastele rahatarkust ja see võtab mul ikka enamuse aja ära, nii et mõni päev on mul 3 esinemist ja mõni päev on 1 esinemine, aga iga päev midagi on. Nii et tänagi ma tulen just ühest koolist ja peale seda lähen järgmisse kooli veel õhtupoole ka. Ja lisaks veel ettevõtted ka, kus ma esinen umbes samadel teemadel ja kogu asja mõte on selles, et me võime tegelikult elada ka niimoodi, et me saame aru, kuidas meie raha töötab. Ja kahjuks seda koolis ei õpetata. No aga selleks oledki sina ellu kutsunud oma tegevuse ja jumal tänatud, et sa seda teed. Ja ma olen näinud, et sa jagad seda tarkust ka oma sotsiaalmeedias. Ja kõik tulge kuulama Instagrami, ma jagan neid väikeseid rahahäkke ja nippe ja natukene provotseerin ka inimesi, et teistmoodi elamine on võimalik, aga see nõuab ainult ühte soovi. Ja peale seda soovi on vaja teha esimene samm. No kõige esimene samm on see, et hommikul tuleb silmad lahti teha ja tuleb elada. Ja meie saates me oleme siis meestele, kellega me oleme siin asja ajanud, proovinud seda teed näidata, et vaata, terve suur universum on su ees lahti. Kui sa tahad kauem seda universumi teed lennata, siis pead olema veits tervislik. Kuidas sul on? Sa näed super hea välja kadestamisväärselt. Kas sa oled kogu elu olnud see Raivo, kes sa oled täna? No, ma võib-olla vastan sellele esimesele poolele, et hommikul on vaja silmad lahti teha ja siis järgneb see kõige raskem töö. On vaja teha päevasisene esimene samm ja peale kohvi joomist ja uudiste sirvimist köögis tuleb see samm aina lähemale. Mõnikord ma vaatan kella, et ootan 1 minuti veel, aga siis ma pean selle tegema. Ja siis ma lähen välja, täna oli 0 kraadi vesi, lõhkusin jääd ja istusin seal 3 minutit. Ja see on väga raske tegevuseks, et ta annab natukene hommikul selle ergastuse ja äratab sind üles ja on ka kehale hea karastus. Nii et ja peale seda veel jooksu teha ja jõusaali natukene võtabki 2,5 tundi, 3 tundi hommikust ära, et ennast päevaks ja üldse vormis hoida. Aga jah, kahjuks ma ei ole selline olnud no kahjuks ma ei saa öelda kahjuks või õnneks, aga me kõik peame jõudma ise sinna kohta, kus see väikene kellahelin ära käib, et kuule, oot, pea nüüd kinni. Need asjad ei tööta nii, nagu praegult on. Ja siis selline ma olingi 85-kilone väikeskasvu paks poiss, kes suitsetas 2 pakki sigarette päevas, sõi mõnusalt õhtul kell 11 veel 3 võileiba otsa. Mitte, et ma tänapäeval seda ei tee, võib-olla kell 9 söön 1 võileiba igaks juhuks. Aga ma kontrollin seda kõike, eks. Ja no lisaks veel napsu võtmine ja nagu ikka see elu käib. Kui sa oled noorem, siis sa oled nagu uus asi, kui sa saad uue iPhone'i, siis ta on iluseks. Vaata minu oma igavene katkine ja praguline, maha kukkunud, vana juba. Ja nii juhtub ka meie kehadega, et me lähme vanemaks ja termodünaamika teine seadus hakkab sisse lööma, eks siis kaose poole meid juhtima, eks ka tervise poolest. Rääkimata sellest, et kõik juhtmed takerduvad ja pudel kukub maha katki, eks. Juhtuvad asjad. No ja siis see üks väikene helin käis ühel hetkel, kui minu hea sõber, eluaegne hea sõber, kellega me nagu praktiliselt iga päev koos veetsime aega nooruses, siis ta lihtsalt suri ära samasse elustiili. 45-aastaselt oli see 47, eks. Nii et siis ma sain aru, et nii see asi ei saa jätkuda. Aga see on huvitav, et sul oli nii palju tarkust sõbra õnnetusest ise seda jõudu või otsust teha, et
Ja no see ongi see, et mõnele inimesele heliseb kelluke, aga ta ei kuule seda. Ja mõnele heliseb ja ta kuuleb seda, aga ta ei hakka mitte midagi tegema, vaid ta jätkab, sellepärast, et ennast muuta on kõige raskem tegevus maailmas. Teha esimene samm selleks, et ma hakkan teistmoodi elama. No kurat, kes see viitsib? Käige perse, kurat, ma ütlen selle peale. Ma rahulikult lasen edasi nii, nagu on. Aga see kahjus nii on. Aga miks me oleme sellised? Miks me Eesti mehed oleme sellised, et me ootame, või no mis me ootame? Näeme, kuidas sõbrad kõrvalt surevad. Ma matsin esimese oma generatsiooni sõbra läinud kuul. Ja kui vana sa oled? Ma olen 43. No võt, siis see ongi see point või see vahemik 40-50, kui esimesed nõrgemad ehk siis väga hardcore eluviise harrastavad inimesed hakkavad vaikselt sättima juba teise poole, eks. Ja miks me nii kaua ootame ja miks me sellised oleme? Täpselt sellepärast, et alguses, kui me oleme uued ja sündinud, siis meil on tervis korras. Mitte midagi, me võime 3 päeva tina panna. Käia laaberdamas igal pool, süüa seda, mida tahame, mitte midagi ei juhtu, kõik on korras, tervis on okei. Ja ühel hetkel siis enam ei ole okei. Ja siis on see koht, et kas panid seda tähele, et enam ei ole okei ja teed midagi või ei pannud. Ja miks see nii on puhtalt loodusest ette pantud see sama termodünaamika seaduseks, et me kardame ebaõnnestuda, me kardame muutusi. Selleks, et kui sa hakkad midagi muutma, siis sa pead tegema esimese sammu ja kui sa teed selle esimese sammu, siis sa kardad kukkuda. Nii, nagu me lapsena seda tegime, aga siis me ei kartnud kukkuda, eks. Nüüd me kardame juba kukkuda. Me oleme ettevaatlikud, see teeb haiget. Parem rahulikult lähen samamoodi edasi. Ja siis juhtub see, et 57-selt sa veel oled enam-vähem, aga 60-selt hakkavad jandid pihta, suuremad jandid ja lähebki elu lõpuni. Nii et see eesmärk, nagu üks ajakirjanik küsis, kas minu eesmärk on väga kaua elada, siis mina ütlen, et ei, kindlasti mitte, vaid minu eesmärk on pikendada tervena elatuid aastaid. Selleks, et lõpus me nagunii lähme kõik sellesse. No see on paratamatu. Yeah. Et ega me keegi siia ilmasambaks ei jää. Aga kui sa meenutad oma seda, kuidas uus Raivo sündis, mis su esimesed sammud olid, mis sa tegid kõigepealt? Esimesed sammud olid toitumine kontrolli alla ja liikumine. Need 2 asja on üksteisest lahutamatu, et inimesed, need isegi, kellel kelluke heliseb, nad kipuvad trenni tegema ja siis nad arvavad, et nüüd läheb tervis korda. Tegelikult see on seotud sinu liikumise ja sinu söömisega. Neid ei saa eristada. Sa võid vihtuda 3 tundi jõutrenni päevas, aga pärast sa sööd ikkagi rohkem sisse, kui sa kulutasid. Ma olen kuulnud ka, mul üks tuttav ütles, et ta teeb, miks sa trennid, et ma teen selleks, et rohkem süüa. Et see nõuab väga täpselt jällegi nii, nagu ma räägin rahatarkust, mis nõuab eluaegset distsipliini, nõuab ka liikumine ja eriti söömine nõuab distsipliini, sellepärast et söömine on kõige raskem komponent. Liikumine on lahe, mul on 2 koera, ma nii või naa pean liikuma, iga päev 5 kilti vähemalt, eks. Aga nüüd, kui õhtul on kõht tühi, eks, siis kuidas ma suudan ennast kontrollida. Ja igasugused need tuhanded ja miljonid dieedid, mida räägitakse, osad on uhuud ja osad on sellised, mis isegi võib-olla töötavad, siis tegelikult visake see kõik kõrvale. On ainult matemaatika ja füüsika. Sa pead sööma vähem sisse, kui sa kulutad. Siis sa saad oma kehakaalust lahti ja saad oma kehakaalu normaale tagasi. Aga see peab toimuma koos liikumisega. Nii et kui sa liigutad oma kalorid minema ja lähed koju, siis sa ei tohi rohkem sisse süüa, kui sa kulutasid. Ja kuidas sa kontrollid seda? See on see küsimus. See on väga raske. Hüppan korra kõrvale, et kui sa tahad joomisega nagu sõltuvus, alkoholi sõltuvus, et okei, sul on variant, kas on või off, aga söömisega me ei saa teha on või offi, me peame sööma, et see on see, et ma teen nagu endale heroiini shoti, aga ma ei tee siis nagu tervet süstalt, et panen nagu 1/10, et veits virelen, aga toitumisega ei saa. Ma just tahtsingi küsida, et kuidas sa tegid? Ma tegin selle enda jaoks väga lihtsaks. Ma võtsin ette või panin sellise reegli, et kõigepealt ma hommikul ei söö. Hommikuti ma teen oma liikumise ja kulutan energiat. Ja edasi ma proovin süüa 6-tunnise akna jooksul üldse kogu päev. Ja selle 6 tunni jooksul ma ei tohi süüa
koguseliselt rohkem kui 300 grammi ühe korraga. See tähendab, et kui su lõunasöök on tavaliselt 500 kuni 700 grammi koos joogiga, võileibadega võib-olla isegi kilo, siis mina panin suvalise toidu, mida ma söön, ma ei valinud toitu. Ükskõik, olgu see liha või kala või kartul või pudru, ma panin kaalu peale ja 300 grammi ja kõik, tšo. Ja sa kannatad, pärast kõht on tühi, öösel niimoodi elad mitu kuud, siis sa tunned, kuidas nagu öösel on valus magada selleks, et kõht on tühi. Aga enne imet, kilod kaovad, eks. Ja praegult ma kaalun 72 kilo, aga ma olin 85, meeter 70, 69 pikkuse juures on see BMI nii-öelda ülemisel piiril ja normaalses numbris. Nii et ma ja kõik need 10 aastat on minu igapäevane töö jälgida oma kaalu. Seda ütles mulle minu meestearst ka üks 10 aastat tagasi. Ma olen teinud ka kaalulangetuse. Ma olin 112 kilo, 173 sentimeetri juures ja ma olen täna 90 peal, aga minu ideaal oleks ka olla seal 80 alguses. Just. Et ma tegelikult, ja see meestearst ütles mulle ka, et härra Kahar, me oleme teiega ühte tüüpi inimesed, meie peame terve oma elu jälgima seda, meil on kalduvus nagu paisuda, on ju. Ja ma olen seda teinud ja ma tegelikult näen praegu kõvasti vaeva, sest mul on pikk lugu, aga nikotiinist loobumisega kilod tulid tagasi ja see on see kõva võitlus. Aga ma tean, mida sa tunned. Mina tean, mida sa tunned. Ütle mulle, kuidas su menüü täna välja näeb? Ma ei tea, eile, mis sa sõid? Hommikul, mis kell ja õhtul? Tänane menüü oli niimoodi, et ma jällegi hommikul ei söönud. 11 aeg tulin linna poole, ma elan maal ja siis ma sõitsin linna poole, sain abikaasaga kokku, tegime Tokumaaruse ja sushi, riisi ja krõbedat kana, üks väike lahja õlu ka peale ja nüüd õhtuks on mul umbes kõige rohkem kogu selliselt, ma ütlen, ükskõik mis toitu on, näiteks 2 võileiva jagu toitu, mitte rohkem. Ja ma luban endale õhtul 1 õllega ikkagi veel. Nii et see on see, mida ma jälgin ja võib-olla see, et ma natukene õlu mulle maitseb ikkagi ja peale sauna ma sellest ei loobu, siis selle võrra ma peangi rohkem jooksma iga hommiku 5 kilomeetrit, nagu ma seda teen ka praegu. Kas sa oma maksale ka puhkustanud vahepeal? No mõni päev ikka tuleb ette. Arstid soovitavad 3 päeva 2. Jaa, aga vaata, maksaga on niimoodi, et kui sa oled tavaline normaalne inimene, kes ei ole alkohoolik, nagu sa ütlesid, ja kes ei liialda ei alkoholi ega toiduga, siis meie maksa rasvumine toimub nii või naa. Mida aeg edasi, seda enam see protsess, seda nimetatakse maksatsirroosiks. Ja alkohoolikutel tuleb see juba 30-selt või 40-selt, aga meie normaalsed inimesed, meile jõuab ta niimoodi 6, 7, 80-selt, siis on maks juba mõnusalt rasvunud. Ja sõltumata sellest, et kui sa üldse absoluutselt alkoholi ei tarbi, siis võib-olla on asi paremaks. Aga väikse napsu ikka ju mõnikord võtad, eks. Ja ma ei mõtle mitte, et sa jood 3 päeva ja ennast lolliks, eks. Nii et see on paratamatu, nii nagu meie ainevahetuse aeglustumine, mis siis soodustab ka meie kaalu, eks. Vanemas eas metabolism muutub tükmad aeglasemalt ja ei ole niimoodi, nagu ma vaatan oma noore väimehe pealt, kes käib 3 korda päevas hädanumber 2 läks tegemas, nii et tal lihtsalt käib nii kiiresti läbi see asi. Ja kuidas see võimalik on? Ma ei tea, ta on tavalist elu, tavaline salepoissilus, eks. No suurepärane, jumala õnn selle. Jaa, täpselt. Me võime endale valida sõpru, aga me ei saa endale valida ainevahetust. Jaa, täpselt niimoodi on, jah, et igaüks on eriline. Kaua sul läks aega, et muutused toimuma hakkasid? Oli see kiire? Jaa, ma võtsin seda nagu alati, kui ma teen esimese sammu ja võtan selle oma eesmärgiks, siis ma 2 kuuga loobusin üle 10 kilogrammist ja rekord vist oli mõni aasta hiljem, kui ma kaalusin oma kasvu juures 62 kilo. Nii et aga see oli juba siis selline moment, kus ma ikka niivõrd palju pingutasin, et ma saunalaval nagu kukkusin, minestasin ära, selleks kõht oli tühi ja kuum oli, eks. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd aitab, eks, et nagu lolliks ka ei saa minna, eks. Ja siis ma taastasin oma kaalu aastaid, ma kaalusin 68-70 vahel ja nüüd paar aastat siis on selline 70 ja 72. Eelmine nädal ma olin korra 69,5 ka, aga see on see sama, et kas kõht on täis või ei ole, eks.
või kas sa oled parajasti 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit või pool maratoni jooksnud, eks, nii et. Seda on hea teada, et on olemas veel sellised friike, kes ennast tihtipeale kaaluvad. Ma tunnen sinus ennast ära. Aga selleks on oma nipp. Nii. See hea nipp on, kui sa seda nii-öelda kaalu taga ajad, mida sa tahad saavutada, siis võtta omale eesmärgiks mitte iga päev ja 3 korda päevas kaaluda, vaid pane paika, et iga nädala lõpus, näiteks reedel, sa astud kaalu peale. See tähendab, et sa pead 7 päeva pingutama, et sealt vaataks vastu see number, mis sa oled ette pannud, olgu see siis 200 grammi vähem või pool kilo vähem kui eelmine nädal. Selle sa pead reede õhtuks saavutama. Ja kogu selle 7-päevase tsükli jooksus loomulikult kõht läheb lõpuks tühjaks, kui sa niimoodi pingutad, siis 1 päev luba endale rahulikult siis natuke rohkem ka süüa. Midagi ei juhtu. Kuidas see kõik ma saan aru, et sa oled seda enne peal katsetanud aastaid, on ju, see on sinu rutiin. Kuidas su verepilt sellele kõigele vastu vaatab? Mis su perearst sulle ütleb, kui sa küsid ta käest? Mul on veri on kõik korras ja mu tervis on korras loomulikult juba kõrgemas eas või sellises eas meesterahval, siis eks mul ole ka natukene neid eesnäärme probleeme. Ma olen tugeva põletiku läbi elanud 10 aastat tagasi ja pean siiski juba praegult tarvitama neid tablette, mis natukene leevendavad mu olukorda. Nii et see pool on mul see ainuke nii-öelda, mille üle ma võiksin kurta. Ülejäänud on enam-vähem kõik täpselt nii, nagu peab. Väga huvitav. Ma kuulen sind ja ma tunnen sinus hästi palju ära seda, mille peale ma olen ise mõelnud. Ütle, kuidas su sõbrad ja sina, kas te räägite sellest tervise teemadest, kas keegi on su käest küsinud nõu või oled sa ise selline jutlustaja, et kuule, äkki sa ei peaks nii palju jooma või äkki teed 2 paki asemel nagu 1,5 pakki suitsu? Õnneks mu sõbrad ei ole sellised veel sellisesse punkti jõudnud, kus on näha, et nüüd on asjad jamad. Kuigi ma olen väga julge ja otsekohene inimene, et kui ma näen, nagu ma vaatangi sulle peale, siis ma nägin, et sul on veel 10 kilo ruumi. No absoluutselt. Ja sinu kasvu juures sa silmaga juba saad aru, kuna sa oled sellega fucking 15 aastat tegelenud, eks. Et oma kaalu ja pikkuse vahekorda määrata. Ja ma julgen alati seda öelda. Et ka võõrale inimesele, kui me istume maas, ma tihtipeale olen nagu doktor Hein, kes kuulab inimeste rahamurusid ja aitab neid lahendada, siis ma julgen ka öelda, et sa peaksid vaatama oma tervist. Et silmaga on näha, et kõik ei ole võib-olla nii ilus, kui sa ise arvad. No jah, eks see on sellest teadlikkusest kinni, et mul ei ole seda illusiooni, et kui doktor Hein mulle ütleb, et kuule, sul on 10 plussi, on ju, et siis see ei tule mulle, tõesti, issand, mida sa ütlesid, mul läksid ju püksid hommikul jalga, on ju. Aga ütle, kas mehed on nõus kuulama ka seda? Kui teine mees ütleb, kui sa ütled mulle, kuule, sul on 10 kilo üle, mis su sõber ütleb selle peale? Tead, see on nagu kristluses, kus me kõik ootame 2000 aastat Jeesuse tulekut, kes lahendab kõik meie probleemid, eks. Mis tähendab seda, et kõikide meie probleemide juur on kuskil mujal. Keegi on süüdi meie muredes. Ja olen aus, jah, inimesed ütlevad, võib-olla tõesti, aga praegu ei ma siin tee, ja ei ole, kõik on, ja täpselt nii ongi. Eks. Et see kell ei ole veel käinud lihtsalt. Kuigi sa proovid helistada seda, see on nagu unistused, kes helistavad sulle kogu aeg, et tule ja täida mind, aga sa ei võta seda toru vastu. Eks sellepärast, et sa kardad. Võtta vastu, sa kardad teha esimest sammu. Ma jäin su häält praegu kuulama, mõtlesin, see ongi tõesti mingi jutlustaja hääl. Okei. Ma olengi nagu kuradi messaia. Aga, füüsis, ma ei ole see mees, kes ütleb, et füüsis elab ühte elu ja vaim elab teist elu. Ma usun sellesse ka, et see kõik on üks tervik. Aga kuidas sul selle kurvameelsuse, tusameelsusega ja sellega lood on? Ma olen terve elu põdenud ärevushäiret, mis ei ole väga tugev, aga ta on kogu aeg mul sees olnud. Ja see on mind ajendanud kõike seda tegema, mida ma olen teinud ja kõik sinna, kuhu ma olen jõudnud. Ja see ainuke eesmärk on, et seda ärevust vähendada ja leida see tasakaalupunkt sees, kus sa tead, et su stressitase ei hüppa järsku üles ja minu puhul näiteks stress lihtsalt paneb mind pikali maha ja ma ei liiguta ennast. Et seda on nii raske taluda ja ma olen kogu elu sellega võidelnud, et ärevus on ju üks selline nii-öelda algusaine, mis sind lõpuks stressi tõukab, selleks, et sa oled kogu aeg ärev.
ma ei ole küll pikali kukkunud ja ära minestanud, aga nagu mu käe pealgi leek on, eks, mis ma olen siia pannud, et see on nagu see leek, mis mul kogu aeg sees põleb, mis kogu aeg hõõgub ja ma kogu aeg proovin temaga toime tulla, et ta mind üleni ei haaraks. Ma ütlen kuulajatele, et Raivo näitas mulle praegu oma käe peal olevat tätoveeringut, mis siis on sulle selline meeldetuletus, et sa pead selle leegiga tegelema. See on ma olen reaalainete inimene, füüsika Newtoni 3. seadus, mõju ja vastumõju on alati võrdsed. Kui nad ei ole võrdsed, siis läheb süsteem uppi, kukub maha. 2 asja on koos, kui üks lükkab, kukub ümber. Teine lükkab, kukub ümber. Ja kui nad on mõlemad võrdsed, siis on sul tasakaal ja siis ma otsingi seda tasakaalu. Aga ärevus on alati natuke kõrgem, nii et ma pean teda kogu aeg tõukama tagasi. Nii et sama, kui sa ütlesid, et sul on asi, millega sa pead tegelema, on see kehakaal, see toitumine, eks ju. Kas vaimuga on sama lugu sul, et sa ei ole valmis, vaid sa pead kogu aeg selle vastumõjuga tegelema? Ja ta ei lähe elu lõpuni üle lõpuks, eks, et loomulikult ma olen enda sees selle tasakaalu leidnud, ma saan teha täpselt seda, mida ma ise tahan, millal ma tahan. Mul ei ole mingeid piiranguid rahalisi, mul ei ole otseseid muresid, pere on kõik korras ja okei, eks. Lapsed, lapselapsed, kõik on olemas, aga ometi ta natukene nügib sind, eks. Ja tihtipeale ei luba sul õhtul magama jääda, nagu mis on tüüpiline sümptom, eks, sellistele asjadele. Aga anna mulle ja kuulajale siis üks väike vaimu kosutamise retsept, et toidu osas sa andsid, liikumise osas sa ütlesid, aga ütle vaimuga tegelemise jaoks ka. No see on nii raske ja nii individuaalne igale ühele, eks, kuidas sa selle leiad, see sama tasakaalupunkt, kuidas sa suudad leida stress, rahulolu, nende vahelist punkti. Mida sa pead selleks tegema? Mina ei saa öelda, mida sina peaksid tegema, eks, aga ma tean, mida mina pean tegema ja see tähendab seda, et ma pean võitlema oma vaimuga pidevalt, et ta ei lükkaks mind pikali teistpidi. Ja see ongi lihtne retsept, aga see kurat nõuab jõudu ja kahjuks kõik inimesed ei ole nii tugevad, midagi ei ole teha. Aga väga paljud on ka. Nii et. Ütle, keda sa ise imetled? On sul mingid sellised isikuid, kes sind inspireerivad? No mind inspireerivad, kui me ei räägi mitte tervise poole pealt, vaid sellised inimesed, kes on ettevõtlikud, kes suudavad asju ellu viia, kellel on kindel maailmapilt ja kes on terve elu niimoodi elanud, et teised näevad, et selline elu on võimalik. Aga sama sa räägid praegu ärifookusest. Ja, just. Aga samas, kui sa vaatad, et äri on minu enda keha, võib olla ju samasugune, et ma olen oma kehas suunud ellu viia selle, mis on minu unistus, mingi plaan, eks ju. Et nad on mõnes mõttes ju sarnased. Ja loomulikult on sarnased. See, kui sa oled selline inimene, keda ma enne ütlesin, keda ma imetlen, kes on tark, kes on laia silmaringiga, siis enamuses sellised inimesed on ka need, kes tulevad toime ja saavad hakkama ka oma vaimuga. Ehk siis nende tugev iseloomuomadus lubab neid asju hallata. Ja seetõttu ma vaatan ikkagi neid inimesi ja ma ikka olen selles kindel, et ütle, kes on su sõber, oled sina ka. Ära hoia enda kõrval selliseid, kes imevad sind ära, eks. Ja mitte ainult kehaliselt, aga ka vaimult, eks. Aitäh, see on väga hea retsept. Me tõmbamegi vaikselt otsad kokku, aga mul on üks, võib-olla see tundub kordusena, aga äkki teeme siia ühe kontsentraadi. Traditsiooniline küsimus, mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Proovi oma mõtted võtta sellisesse väiksesse lausesse kokku. Võimalikult palju liikumist, võimalikult palju toidu kontrollimist, siis mitte palju toitu süüa, vaid õiges koguses. Ja ma ei ole ideaalne inimene, võtan natukene ka mõnikord õlut. Nii et ärge arvata, et ma ideaalne inimene olen. Aga pühakut tunnedki tema pahedest äkki. Ja ärge käituge nii, nagu mina käitun minu sõnade järgi, vaid tegude järgi, eks või vastupidi. Aitüma, Raivo Hein. Mul on väga hea meel, et sa võtsid nõuks tulla meie saatesse ja et me saime su sünnipäeva kontekstis siin natukene rääkida tervisest, elust ja olust. Te kuulasite podcasti Mehed hakkame elama. Meil oli külas Raivo Hein. Aitäh kutsumast ja teavituseks ütlen, et jaanuaris toimub Tallinnas suur meeste tervise konverents, kus esinevad nii meestearstid, ettevõtjad, kõik teised ametite, toimetuste meesesindajad, kes räägivad oma tervisest.
suurepärane, aitüma! Ja aitäh!